1, 2, 3, tere päevast! Väga lahe, väga tore näha nii palju naeratajaid. Kuigi ma ei näe kedagi, sest sinu kaamera on kinni, ära muretse, sinu mikrofon on kinni, ära ka muretse, kui sa vale koha peal köhatad või, või naerad mõne hea nalja üle. Okei, ma teen poole tunni jooksul väikese kokkuvõtte või väikese ülevaate, mida see kampaania endast tähendab, mida sina kui teenindaja selle raames võiksid teha, kui soovid, ja miks see on ellu kutsutud ja mis eesmärk sellel on. Et nagu sa nägid, siis sellel eelmisel slaidil või üle-eelmisel slaidil oli üsna palju väga toredaid Eesti ettevõtteid kirjas ja sinu ettevõte on seal kirjas järelikult, muidu sa tõenäoliselt siin ei oleks. Ja see näitab seda, et teie ettevõtted kenasti tahavad panustada teeninduskultuuri tõstmisesse. Aga nüüd selle kampaania eesmärk ei ole, kuidas nüüd öelda, et selle kampaania eesmärk ei ole ainult ehk siis kuidagi nagu teenindajaid õpetada või pressida või mõjutada. Aga see on võib-olla isegi unikaalne või värske või uus kampaania, mida Eestis pole olnud. Me proovime selle kampaaniaga müksata pehmelt ja lahkelt ka kliente. Sest sellepärast, et klienditeenindus hästi õnnestuks, et see protsess oleks väga hea, siis muidugi seal on vaja mõlema tööd, mõlema nagu osapoole panust, eks ole. No väga tore. Miks just praegu? Kui sa vaatad õue, siis sa saad väga hästi aru, miks just praegu. Praegu on üsna jube ilm, hall kole november ja ilmselgelt klienditeenindajate naeratus ja siis ka muidugi klientide naeratus aitaks natukene seda olukorda parandada ja tõenäoliselt meil kõigil on lihtsam hakkama saada selle raske või ebameeldiva ajaga, eks ole. Muidugi, võib-olla kui sulle just see hall november meeldib, siis ära pahanda, võid ikka naeratada. See ei tähenda, et nüüd selles novembris midagi super vale on. Aga nüüd selle kampaania eesmärk on toetada ja motiveerida teenindajaid. Võime nii öelda, üks väga tähtis mõte on ka, et klienditeenindajatele tuletada meelde tõenäoliselt 90% ettevõtete teenindusstandardid või juhendid või kuidas iganes kuskil, mis tasemel juhendid on, ütlevad või paluvad sinul kui klienditeenindajal ikkagi olla sõbralik kliendiga, eks ole, naeratada kliendile ja nii edasi. Nüüd see kampaania aitab natukene sinul kui klienditeenindajal mõista, miks see on tähtis või miks see on üldse oluline või miks minu tööandja minult seda palub või mis väärtust naeratus annab. Ja mitte ainult nüüd ka selle nurga alt, et nüüd sina ja klient suhtlus, aga võib-olla proovi mõelda niimoodi klienditeenindajana, et see on ka sulle endale lihtsalt inimlikult mõnus ja positiivne ja pingevaba lahe aeg. Et see üleskutse või see algatus tahaks natukene julgustada klienditeenindajat just nimelt selle nurga alt, et võta natukene nagu vabamalt, ära väga muretse, ära väga põe, ole lihtne, sõbralik ja inimlik. Ja nüüd, kui selline inimlik ja mõnus vestlus või suhtlus klienditeeninduses on, siis mõlemad pooled tunnevad ennast hästi ja paremini. Ehk siis me proovime nüüd teeninduskultuuri tervikuna tugevdada. Väga suured eesmärgid, on ju nii? No vaatame, kuhu see välja jõuab. See aasta on esimene aasta selle kampaaniaga. Ja nüüd väga-väga kenasti on läinud käima, nagu sa vaatasid neid liitujaid, absoluutselt tipptegijad, tublid Eesti ettevõtted, ka nii väikseid mõned juures, ka väga suuri näiteks, et selles mõttes hästi tore. Ja nüüd muidugi see oleneb sellest, et mida klienditeenindajana sina ka sellel ajal teed. See ka muidugi võimendab kogu seda ettevõtmist. Sellepärast nüüd väike selline pool tundi umbes arutelu ma natuke seletan, mis see kampaania endast kujutab ja kuidas seda enda kasuks võimalikult hästi pöörata. Okei, sa ei saa küsida midagi, sa ei saa
sa ei saa sekkuda sellesse koosolekusse, aga seda enam, võta hästi vabalt, ära üldse muretse, eks ole, lihtsalt mõtle kaasa. Seda koosolekut saab pärast ka järel vaadata. Tõenäoliselt, nüüd meil oli esmaspäeval oli sama üritus, täpselt sama üritus, täna on kolmapäev ja ma pakun, et sama ühenduse taga on üsna palju või noh, ma ei tea, 2-3 vähemalt kuskil. Ehk siis ma võiks täna öelda, et 100 klienditeenindajad, võib-olla 1000 on isegi sellel üritusel täna käinud ja vaatavad seda veel järgi üsna paljud ka, kes on täna tööl samal ajal. Ehk siis eesmärk on võimalikult paljude teenindajateni seda hästi lihtsat ja hästi positiivset sõnumit viia. Ja ütleme siis niimoodi, et selle kampaania üks või siis ka nii-öelda teine väga suur eesmärk või ilus eesmärk on näidata ka sinu kliendile, et ka temast oleneb palju. Tõenäoliselt enamus kohtadesse on jõudnud lauarääkijad juba kohale QR-koodidega. Igal pool on oma unikaalne QR-kood. Ja sa oled näinud selle lauarääkija peal 2 küsimust, eks ole. Ehk siis, kas teenindaja naeratas ja kas klient naeratas. Nüüd selles mõttes see on natukene teistmoodi kampaania, et me ei mõõda nii-öelda klientide hinnangut kliendi teenindajatele. Hästi tavaline on, eks ole see, et nüüd küsitakse nii-öelda, mida klient arvab teenindusest, igasugused sidemootorid ja tagasiside küsimused ja seda laadi kliendi kogemuse kaardistamine. Aga nüüd võib öelda, et selline oluline jäme ots nii-öelda on ka sinu kui kliendi teenindaja käest. Et me küsime tegelikult ka sinu kui kliendi teenindaja käest, kas klient naeratas. Ehk selles mõttes unikaalne ettevõtmine, et see liiklus on nii-öelda 2-suunaline, et mõlema poole käest me küsime. Ja kui sa oled vaadanud oma asutuses või kus kaupluses või hotellis või restoranis, kus iganes sa töötad, siis selle lauarääkija peal, eks ole, on igal pool nii-öelda unikaalne QR-kood. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see ei ole mitte mingi selline üks ja sama link või QR-kood, mis on üle Eesti sama ja me igalt poolt lihtsalt nagu anonüümselt vastame, kas klient naeratab või kas teenindaja naeratab. Aga kui sa vaatad oma nii-öelda kodu esinduses seda QR-koodi, siis siin all on ka väike osakonna nimi, ehk siis iga kood on unikaalne, see on sinu ettevõte ja mitte ainult sinu ettevõte, aga ka sinu osakonna kohta. Näiteks kui sa oled Auriga keskuses, pereoptika, näen täna väga lahe, tervitused Saaremaale, siis see tagasiside siin läheb täpselt sinu nii-öelda esinduse kohta, aga samas muidugi ka kogu keti kohta tervikuna ja järgmise sammuna ka kogu Eesti kohta. Me saame teha analüüsi ja teha järeldusi. Ja nüüd kasuta sina ka kliendi teenindajana seda sama lauarääkijad. Te olete juba pannud näiteks lauarääkijad välja klienditsooni, hästi, väga tore. Võib-olla sellisesse kohta, kus klient, võib-olla 3-4 tükki näiteks mõnes esinduses. Võib-olla te panete need sinna kohta, kus kliendil on mugav anda tagasisidet, oma telefon välja võtta kood. Võib-olla üks näiteks kassa juures, okei, et ta näeks seda, lihtsalt saaks selle info kätte, võib-olla alati, sest kõik kliendid, kes maksavad, käivad läbi kassa, väga tore. Ja nüüd ta näeb seda, et selline kampaania on käimas. Võib-olla teine, kolmas võiksid olla kuskil teise koha peal, natukene eemal, kus ta saab võib-olla riiulite vahel, võib-olla enne väljumist, kus tal on privaatselt ja mõnus see kood võtta, klikk. Ja nüüd, mida klient vastab? Klient vastab, kas teenindaja naeratas? Okei, see on meie ülesanne, see on meie töö ülesanne, me teame seda. Aga nüüd teiseks selle sama inimese käest, kui ta vastab, küsitakse, kas klient naeratas? Et kas mina naeratasin, mina kliendina, kas mina naeratasin? Ja nüüd see on selline pehme mükse selle kliendi suunas, et kuule, sinust ka midagi oleneb. Ja nüüd kolmandaks, selles ankeedis 3 küsimust kokku, 2+1. Kolmandaks ta lihtsalt valib, kumb ta on. Kas see vastaja on siis teenindaja, ehk siis kui sina vastad täpselt sama ankeedi alusel või kui vastab klient, siis eeldame, et ta valib seal klient. Muidugi see
ettevõtmine ei pretendeeri mingile tõsisele, absoluutse tõe uuringule, on ju nii. Me ei tee küsitlust niimoodi, et meil on küsitleja, kes kontrollib ja vaatab, et keegi midagi ei tee. Aga muidugi ju seesama, klient võib ju vastata, et ta on tegelikult teenindaja või tegelikult ei naeratanud või mida iganes. See ei ole küsimus. Selle kampaania eesmärk on täidetud isegi siis, kui mitte ükski klient ega ükski teenindaja ei vasta ühtegi korda. Eesmärk ei ole koguda kuidagi mingeid pingeridu. Selle ettevõtmise jooksul me ei koosta mitte ühtegi pingerida. Me tahame, et see sõnum jõuaks väga lihtsalt ja väga ilusasti klienditeenindajateni. Klienditeenindaja peab panustama, et tema hoiak, sisemine hoiak väljenduks naeratuses. Ja teiseks me tahame klientidele öelda, et nende hoiak samuti mõjutab seda, millise teeninduse nad lõpuks saavad. Ja nüüd on, isegi kui ta ei vasta sellele ankeedile, isegi kui ta ei kliksa sinna, okei, mis seal ikka. Ta loeb selle sõnumi, ta saab seda sõnumit üle Eesti igalt poolt ja ta saab aru sellest mõttest. Kas klient naeratas? Okei, mina olen klient. Teenindaja on inimene. Väga tore oleks koos suhelda nii, et meil on mõlemal mõnus olla. Ja muidugi kliendi teenindajatele. Meie töö on pakkuda head teenust ja me tahame, eks ole, naeratada oma klientidele. Tuletab meile ka väga kenasti meelde. Okei, ehk siis nüüd, kui sageli võib-olla sina klienditeenindajana, täna siin on ainult klienditeenindajad, salakoosolek, siin ei ole kliente, eks ole, me oma asja ajame siin praegu teenindajatena. Ehk siis, kui sinu koduesinduses on selline lauarääk, kas siis väiksem või suurem või kuidas iganes, siis tee näiteks nii, ma väga soovitan, otsusta selle kuu jooksul. See kampaania kestab kuni 8. detsembrini, hoiame lahti need lingid ja kogu süsteem töötab kuni 8. detsembrini. Tee näiteks nii, et iga hommik esimene klient otsusta, et sina täidad, kui tema läheb välja, hästi. No muidugi, kui sul on järjekord, siis tegele järgmiste klientidega. Aga kui on esimene klient ja sul on aega, siis võta oma telefon, skänni lihtsalt see kood ja vasta. Kas teenindaja naeratas, ehk siis mina, ja kas klient naeratas ja muidugi sa valid, et sa oled teenindaja, klikk. Okei, vähemalt iga päev, eks ole, üks vastus tuleb sinu poolt isiklikult, iga töötaja samas osakonnas. Näiteks, tore oleks võib-olla järgmine, hoida endale meeles, kui püsib meeles, see ei ole mingi reegel või mingi nõue nüüd teie tööandjate poolt, et vot just nii peab tegema. Näiteks kell 12 või keskpäev, enam-vähem, proovi teinekord veel. Vaata, kuidas sellele kellaajale enam-vähem kõige lähedasem klient on, kas tema naeratas ja nüüd see tuletab sulle meelde, kas mina naeratasin. Ehk siis veel kord saad aru, eks ole, selle asja mõte on tuletada meile meelde, kui oluline on hea hoiak klienditeeninduses ja nüüd selle hoiaku väljendus on naeratus. Naeratus ei ole iseenesest, kuidas öelda, lihtsalt mingi grimass, eks ole. Võib-olla natuke pärastpoole seda räägime veel. Naeratus näitab midagi, mis meie sees toimub. Ehk siis ma võin ju lihtsalt naeratada, aga tegelikult see, klient tajub, et see on nagu päris, või ka mõni näiteks klienditeenindaja ütleb, et vahet pole, kas ma naeratan või ei naerata, aga ma näitan kohe ühte huvitavat uuringut, kuidas meie teenindus- või müügiprotsessile väga-väga suuresti avaldab mõju see, kas teenindaja naeratab või mitte. Ehk siis muidugi me saame aru, küsimus ei ole lihtsalt sellest miimikast, vaid küsimus on sellest hoiakust, mis on selle miimika taga, selle sees. Naeratus on mingi hoiaku tulemus, on ju nii. Ehk mitte, et ma lihtsalt nüüd otsustan, et ma naeratan, jõuga naeratan, ega see ka halba ei tee. Aga tavaliselt on ikkagi niimoodi, et kui ma naeratan, siis mul on meeldiv tunne, mul on hea tunne ja see tunne tuleb seest. Ja nüüd on küsimus, et miks mõnikord klienditeeninduses mul seda tunnet ei ole. Ja nüüd prooviksime sellega kuidagi ka järgmiseks tegeleda, et me kasvatame iseennast, et me leiame selle tunde. Vaatame selle lühikese koosoleku lõpuks mõne mõtte selle kohta ütlen, et kuidas enda hoiakutega tegeleda, et selle hoiaku avaldumiseks tuleks naeratus, mitte vastupidi. Okei,
Ja nüüd teine mõte, kui sina oled klienditeenindaja ja sa oled ju ka tegelikult selle kuu jooksul üsna palju igal pool, isegi natuke läheb nüüd juba detsembrisse, eks ole, selle järgmise 4-5 nädala jooksul, sa ise oled kliendi rollis, ükskõik kus kohas teenindusasutuses, siis tee seda sama, ole hea. Kui sa näed kuskil, et mõni ettevõte on liitunud selle kampaaniaga, lauarääkijad on selgelt näha, siis skänni julgelt QR-kood ja ütle, vali vastus, kas klienditeenindaja naeratas ja kas sina naeratasid. Sina ole nii, nagu sa oled. Nagu sa oled, eks ole, selline, nagu sa oled. Muidugi sa ju võid naeratada, see ei ole vahet. Me ei taha kuidagi tekitada mingit pinget klienditeenindajatele, et vaadata nüüd, et kuidas nad saavad hakkama võib-olla klientidega, kes ei naerata. See ei ole selle ettevõtmise eesmärk. Ettevõtmise eesmärk oli, mäletad, tuletada meelde klienditeenindajatele, et nende hoiak on tähtis ja teiseks tuletada meelde klientidele, et nende hoiak on ka väga tähtis. Ehk siis julgelt siis juba valid muidugi, et sa oled klient, eks ole, selles olukorras ja julgelt osale selles kampaanias ka nii-öelda vastaja rollis või siis kliendi rollis olles. Okei, ma võtan selle osa kokku. Ehk siis sul on kodus oma esinduses lauarääkija. Soovitan väga, otsusta päeva esimene klient, sa annad alati tagasisidet. Näiteks kella 12-le kõige lähem klient, annan teist korda tagasisidet. Ja siis ma vastan, kas ma ise naeratasin, seal on valik, eks ole, ja kas tema naeratas ja ma olen teenindaja. Kui sul on ettevõttel tellitud ka selle kampaania jaoks näiteks rinnamärgid, väga paljudes ettevõtetes on need ka, pane see julgelt ette. Siin lihtsalt ütleb, meie naeratame. Ma usun, see ka juba motiveerib, et kui sul on ikkagi silt otsa ees, et mina naeratan, siis sa ju naeratad, see aitab. Ma ei tea, võib-olla kui detsember on käes, siis sa pääsed, siis sa ei pea enam naeratama, aga ma usun, et see on väga paljudele teenindajatel täiesti normaalne ja tavapärane, et talle meeldib pakkuda head teenust ja olla inimlik ja mõnus. Ja kui sinu ettevõttes on tulnud sulle näiteks postiga kleepsud, siis vaata, et need saavad ka näiteks välisukse kõrvale klaasi peale või teine näiteks kassa kõrvale. Et jällegi, see aitab sellele kaasa, et kliendid, kes jalutavad sinu müügitsoonis, saavad väga hästi aru, et millega on tegu. Ja siis neil ei ole nagu üllatus seal kassaaparaadi juures nii-öelda või kuskil mujal saalis, et mis asi see lauarääkija siin on, et mis siin nagu toimub, et mis kampaania siin on. Nad saavad aru. Ja tegelikult iga kampaania materjal, kas siis on see rinnamärk või on see kleeps, kus ütleb, et meie naeratame, igal pool ütleb kliendile, naerata sina ka. Ja see on see, mis me tahame, eks ole, klientidele nüüd öelda. Me pehmelt müksame kliente ka selle kampaania ajal. See on see mõte. Ma kordan ka selle üle, et selle kampaania jooksul ei tehta pingeridu. See tähendab ka seda, et ei ole mingit mõtet justkui, ma ei tea, ei hakka võrdlema, aga ütleme, et ei ole mõtet kuidagi nagu enda esindust justkui nii-öelda nagu klientide vaates, nagu öelda, et küll me naeratame palju. On ju nii? Selles mõttes sellel ei ole nagu motiivi või motivatsiooni selleks ei ole, sest me ei koosta ettevõtete pingerida. Me ei ütle näiteks kuu lõpus, et kõige rohkem naeratusi oli selle ettevõtte selles osakonnas ja nii edasi. Või veel piinlikum oleks öelda, et kõige vähem naeratasid, on ju, mingi osakond seal kuskil Pärnumaal. Seda ei ole vaja teha. See eesmärk ei ole tekitada mingit piinlikkust ei teenindajatele ega klientidele. Lihtsalt õpetada mõlemat poolt, mis on nende roll ja näidata, et miks on see nii tähtis. Okei, miks see on nii tähtis? Üks väike näide. Võtame üks väike kokkuvõte. Meie ettevõte üle Baltikumi juba paarkümmend aastat on teinud koolitusi ja me teeme testoste väga palju ettevõtetes üle Baltikumi. Ja ma näitan, mida me oleme nii-öelda avastanud või milleni me oleme jõudnud, et miks naeratus on väga-väga tähtis asi teenindusprotsessis või kuidas mõjutab naeratus teenindusprotsessi, mis hiljem tuleb. Ja nüüd me räägime naeratusest
kontakti alguses. Ehk küsimus ei ole nüüd selles, et justkui teenindaja peaks terve aeg, kui ta kliendiga suhtleb, kogu aeg nagu naeratama, eks ole. No tavaline teenindusprotsess, vaata. Kontakti alustamine, tavaliselt mingi ootus erinevatel ettevõtetel, kas siis sa ise pead võtma kontakti kliendiga või mõne ettevõtte teenindusstandard ütleb, et las klient tuleb sinu juurde ja nii edasi, on ju loogiline. Tervitus tavaliselt siin, naeratus tavaliselt on mõõtmisel. Edasi võib-olla me tahame aru saada, mida klient soovib, mis on tema vajadused, mitu, kui palju, mille jaoks ja nii edasi. Me küsime, oleneb nüüd tootegrupist ja teenustest, mida sa täpselt müüd või toodetest. Siis me teenindajatena tutvustame seda teenust, mida meie müüme, eks ole, või vahendame loomulikult. Ja nüüd võib-olla mõnikord me tajume, et sinna sobiks midagi juurde pakkuda, mida klient ei oska ise küsida, lisasoovitus ja kontakti lõpetamine. Ütleme, üldiselt need 5 punkti, teenindusprotsess. Me ei pea naeratama ju kogu aeg, eks ole, kui me teeme lisapakkumist, siis naeratame suu kõrvuni või tutvustan teenust, siis on nagu nii õnnelik ja vaata, see cappuccino on lihtsalt nagu, saad aru, imeline ja nii edasi. Või mingi, ma ei tea, elektroonikaseade, mida keegi müüb, on ju. Me ei pea seda tegema ja tõenäoliselt sinu teenindusstandardis ka seda ei ole. Enamus teenindusstandardites ei ole seda, et kliendid teenindaja peab terve protsessi jooksul kogu aeg naeratama. Küll aga on üsna palju teenindusstandardeid, kus öeldakse, et kontakti alguses peaks võtma vastu meie teenindaja kliendi naeratusega. Ja nüüd, mida me oleme nagu analüüsinud? Me oleme grupeerinud meie kasutajaliideses, me saame kokku võtta kõik juhtumid, mille puhul kontakti alguses oli naeratus ja need juhtumid, kus kontakti alguses naeratust ei olnud. Ja nüüd me saame vaadata, mis edasi juhtuma hakkab, et miks naeratus on nii oluline kliendi teeninduse või teenindusprotsessi või siis müügiprotsessi seisukohalt. Okei, need võrdlused on siin, paned tähele. Roheline on need juhtumid, kus kontakti alguses oli naeratus. Punasega on toodud kõik need tuhanded, ma ütleksin 10 000 juhtumid on siin objektiivselt selle kalkulatsiooni sees, selle analüüsi sees. Ehk siis, kui klienditeeninduse kontakti alguses naeratust ei olnud, siis me näeme, et teenindusprotsess edaspidi on kõikides etappides väga-väga selgelt nõrgem võrreldes sellega, mida tööandja palub või tööandja ootab klienditeenindajale, et ta teeks. No mida see näitab? See näitab seda, vaata, et naeratus ei ole lihtsalt, veel kord, naeratus ei ole lihtsalt grimass või miimika. Naeratus näitab seda, et milline on selle klienditeenindaja või müügikonsultandi sisemine hoiak. Ja nüüd, kui hoiak on korras, kui ma tahan ja olen valmis teenindama klienti, mulle meeldib see, siis see hoiak väljendub kontakti alguse naeratuses. Ja me näeme, et need inimesed, kellel on hea hoiak, eks ole, nad on valmis kliendi vajadusi kaardistama päris hästi, suhtlema hakkama, mõned küsimused, ei karda klienti, tutvustavad rõõmsamalt, selgitavad nii nagu vaja, isegi lisapakkumist teevad kõvasti julgemalt, kuigi see üldiselt on madal Eestis igal pool ja võib-olla ei ole hullu. Kontakti lõpetamine jällegi väga palju nagu selgelt tugevam. Ehk siis me näeme, et naeratus ei ole lihtsalt üksik tegu, vaid naeratus on selle sisemise hoiaku väljendus. Ja nüüd on väga tähtis mõista klienditeenindajana, et milline minu hoiak on või kuidas seda hoiakut nii-öelda kaitsta või tugevdada, mis võiks olla nii-öelda see kaitse minu jaoks, mis minu hoiakut lõhub, nii-öelda need noise cancelling või helisummutusega klapid nii-öelda pähe saada, eks ole. Et kuidas ma selleni jõuan, et mis siis on see, mis minu hoiakut täna võiks tugevdada? No mõtle natukene, mis võiks olla midagi sellist? Võib-olla katsu leida põhjuseid, kui sa tunned ise, et hoiak on natukene nõrk võib-olla või ei huvita või ei viitsi või sa näed isegi võib-olla mingis olukorras, et see teenus või teenuse nagu tase, mida ma pakun, ma ise saan aru, ei ole kvaliteetne, see on natukene nagu pinnapealne või ükskõikne.
siis mõtle natuke selle peale, et mis võiks olla need tegurid, mis aitaksid minu sisemist hoiakut parandada. Sest siis me saame aru, on ju, siis see naeratus ka tuleb. Mitte lihtsalt, et hakka nüüd naeratama. Miks ma peaksin naeratama, kui mul hoiak seest on kehva ja nõrk? Ei, proovi mõelda, et kuidas sa saaksid oma hoiakut tugevdada, mis paneks sind naeratama. No mis need põhjused võiksid olla? Mõtle võib-olla mõne asja peale. Mõned asjad ma võib-olla ütlen ette. Sa kindlasti leiad ise neid mõtteid veel juurde, mis võivad sind aidata või sind motiveerida. Mõtle selle peale, et klient kui inimene, ta väärib inimlikust vaatenurgast, lihtsalt mõnusat inimlikku suhtlemist, nii nagu sina väärid seda. Sulle meeldib, kui tuleb klient ja on sinuga sõbralik ja inimlik. Mõtle näiteks selle peale, et see töö, mis sa teed, sellel on mingi väärtus, see on vajalik. See teenus või toode, mis sa pakud, see ei ole lihtsalt, et müün midagi, aga ma müün midagi, millest see inimene, kes selle ostab, saab midagi teha, see on talle vajalik. Ta tuleb sinu juurde, et osta midagi või otsib midagi, mis on talle vajalik või kasulik. Mõtle selle peale, et see töö, mis sa teed, see sinu hoiaku jällegi motivaator. Miks sa teed seda? Võib-olla sa teed seda selleks, et oma peret toita või iseennast toita. No väga hea, väga tubli, väga hea motivatsioon, eks ole, väga hea eesmärk. Et miks ma olen seal? Sellel on väärtus, et ma olen tööl. Ja nüüd see hoiak siin seespool hakkab vaikselt tasapisi, eks ole, tugevnema ja paranema. Või mõtle selle peale, et kui sa pingutad rohkem näiteks, jällegi sa ise tead, võib-olla sa pingutad juba maksimum ja rohkem pole võimalik. Mõtle selle peale, et kui sa pingutad, sa harjutad midagi, sinu väärtus tööturul kasvab, sest tänu sellele kasvavad sinu oskused ja julgused ja kogemused ja nii edasi. Võib-olla sa ei naerata sellepärast, et sa kardad kliendiga suhelda. Võib-olla sa kardad seda sama teenindus- või müügiprotsessi nii-öelda läbida. Tee see endale selgeks. Mõtle ise täpselt läbi, kuidas ma alustan vestlust, mis on minu sissejuhatav võib-olla lause, võib-olla jah, kui sa küsid, tere, kas ma saan aidata ja klient ütleb 90%, et aitäh, ma vaatan ise, siis see julgus kaob ära, eks ole. Võib-olla proovi midagi muud, et sa ei saaks kohe nii-öelda vastu näppe, et hoiak oleks hea, et tekiks selline tore vestlust. Võib-olla küsi, et kuidas on kasulik olla, mida täpselt vaatate, ma hea meelega aitan leida. Selleks ma siin olengi, on ju nii, põhimõtteliselt mõtle oma sõnastuse järgi, kuidas iganes. Mõtle selle peale, et kui sa kasvatad suhtlemisoskust, siis sellel on väärtust tegelikult ka igapäevaelu jaoks. Mitte ainult, et nüüd sa lähed mingi kellast kellani tööle ja siis on ju, töötasu ja nüüd edaspidi see ei ole enam väärtuslik. Aga see, mis sa õpid, sa kasvad ise, sa saad ise nii-öelda enesekindlamaks ja tublimaks ja paremaks inimeseks. Ja vaata veel, sa võid ise nagu mõelda, et mis on see argument nii-öelda või see motiiv, et miks ma peaksin nii-öelda panustama või pingutama oma tööd tehes või anda endast nagu palju. Ja ilmselgelt iga hetk 100% ei jaksa, okei, mõni hetk on 80%, siis on, vaata olukordi, võib-olla on vähe kliente, siis sa tead, mis tööandja ootab ja proovi seda teha siis nii hästi, nagu vähegi suudad. Okei, need 4 mõtet, võtame korra kokku, meil on minut veel. Ehk siis kampaania eesmärk on julgustada klienditeenindajaid, toetada klienditeenindajaid, eks ole. Meenutada, et naeratus on hästi tähtis asi. See on meie teenuse osa tegelikult, see ongi see, mida sa pakud. See väärtus, mida sa lood, sa pakud teenust. Teine mõte oli see, et me teeme seda kahesuunaliselt. Me küsime mõlema poole käest. Me tahame aru saada ja sina aitad sellest, suur tänu. Kas klient naeratas ja kas teenindaja naeratas. Ja mõlemad nii-öelda osapooled saavad teineteise kohta rahulikult, anonüümselt tagasisidet anda. Mingit pingerida kuskil ei tehta. Kolmandaks me vaatasime, et naeratus näitab meie hoiakut, mis mõjutab väga selgelt teenindusprotsessi kvaliteeti. Ehk siis ka raha, sinu ettevõtte raha, sinu palgafond ja nii edasi, kuidas kellelgi on. Ja kaitse ennast nende hoiakute eest, mis
mis võivad olla negatiivsed, eks ole, mis võivad lõhkuda sind, katsu enda sees leida motivatsiooni, et kuidas tahta oma hoiakut tugevdada. Ja kui sa tegeled hoiaku tugevdamisega, siis no ilmselgelt see paistab välja ka näoilmes. Okei, siis nii tore, keegi ei seganud kordagi vahele, sest kõigil olid mikrofonid kinni, aga aitäh ja siis vaatame kuskil, ma pakun, jaanuari alguses teieni jõuab tagasiside selle kampaania kohta ja siis me saame teha mingeid suuri järeldusi, kui tublid ja vaprad on Eesti klienditeenindajad. Aga siis on tänaseks kõik. Aitäh sulle, naerata julgelt!